Vaevalt on maa peal inimest, kes ei tahaks, et tema elu läheks paremini või läheks paremaks. Me kõik tahame seda. Loomulikult. Ja see on iga inimese soov. Nüüd, nii palju kui mina olen asja uurinud ja asjadest aru saanud, siis ma olen mõistnud, et elu ei lähe tavaliselt paremaks lihtsalt mingi õnneliku juhuse läbi. Et soodsad olukorrad saabusid su ellu. Palju kindlam viis elu parendada on olla hoolas õppija. Kui sa õpid suhtlemise kohta, õpid raha kasutamise kohta, õpid aja planeerimise kohta, õpid oma ametit, saad sellest väga heaks, õpid tundma vastassugu poolt, õpid ennast tundma, õpid Jumalat tundma, õpid piiblit tundma, õpid liiklust, õpid, ma ei tea, mis iganes asjaga sa tegeled, õpid seda asja. Ja pidev õppimine on tegelikult garantii, et see elu jätkuvalt läheb paremaks. Minu vead on tehtud rumalusest või sellest, et ma teadsin ja eirasin seda. Aga asjad, mida ma olen õppinud, ja ma ei ütle, et ma olen kiire õppija, ma olen ühte asja pidanud õppima teinekord mitu korda ja jälle üle. Aga asjad, mis ma olen selgeks saanud, on teinud minu elu paremaks. Ja sellepärast õppimises peitub üks vägi elu parandamiseks. Ma olen alati mõtelnud selle mõtte peale, et inimestel, kellel on midagi, mida mul ei ole, järelikult teavad midagi, mida mina ei tea. Ja sõbrad, see on põhjus, miks ma loen raamatuid. Raamat on tohutu vägi, see ilmutab selle autori mõtteid, sa võid võib-olla osta selle 10-15 euroga ja saada tema terve elu teadmised ja läbi kukkumistest tulnud õppetunnid ja tarkust ja küpsust. Ja me, usku tunne, vahest me ei hinda raamatute väge ja selle informatsiooni võimalust, mis on, sest elu hakkab pihta harimisest. Elu ei hakka pihta motiveerimisest, sest kui sa motiveerid idiooti, siis sul on väga-väga motiveeritud idioot. Nii et sa pead talle kõigepealt andma haridust, amen, ja siis sa julgustad teda asju tegema. Okei, see lihtsalt ei julgusta inimest, et mida iganes sa teed, tee rohkem. See ei pruugi olla see, mida ta peaks tegelikult tegema. Ja ma olen leidnud ka seda, et tarkus suuremalt jaolt ei tule mitte lihtsalt kingitusena, vaid see tuleb õppimise tulemusena. Ja me palvetame tarkust Jumala käest, aga Jumal tihti valib selle tarkuse edasi andmiseks meie ellu teatud õppimise meetodid. Ta saadab su ellu teatud inimesi, kui sa palud, et sul oleks rohkem armastust, siis ta saadab sulle vastavad inimesed su ellu, keda on ülimalt kerge armastada, vastupidi, keda on väga raske armastada, ja siis sa õpid armastama. Amen. Väga lihtne on alati mõelda kiriku 4 seina vahel, et sul on kõik hästi, sa armastad kõiki inimesi, sa armastad Jumalat, sa oled täis usku, aga pane sind kuskile olukorda, situatsiooni, teatud teistsuguste inimestega kokku ja samas teed, see ei olegi nii lihtne selles samases armastuseski käia, millest ma arvasin, et ma olen väga hea. Aga iga päev ma usun, et me peaksime oma elu teadlikult parendama, paremaks tegema. Ja ma tahaksin mõned mõtted jagada teiega siit tähendamissõnast, mis on talentide lugu. Selles peatükis on tegelikult 3 tähendamissõna ja Jeesus on minemas Jeruusalemma. Ta on üsna ligidal sellele lõppfaasile oma teenistuses ja elus. Ja ta räägib oma jüngritele ja räägib rahvale kuningriigist, kuningriigi põhimõtetest. Ja ta ütleb seal või toob esile 3 tähendamissõna, kui sa mäletad neid, üks oli neitsitest, 10 neitsit. 5 nendest olid targad, 5 nendest olid rumalad, siis oli lugu talentidest, 3 sulasest ja talentidest. Ja siis oli lugu suurest kohtupäevast ja mäletad, seal on sikud ja lambukesed. Ja siis ta seal ütleb, et mis te iganes olete neile teinud, olete te mulle teinud. Ja mida iganes te olete neile, nendele kõige vähematele tegemata jätnud, seda te ei ole mulle teinud. Ja nii, et esimene lugu neitsitest räägib aja kasutamisest ja aja ära tundmisest ja seotud asjadega ajaga. Need neitsid sel ajal, kui on vaja täita
need õliastjad, nad ei tee seda ja siis, kui peigmees tuleb, siis nad on ajahädas, siis nad peavad minema poodi ja siis nad on valel ajal lõpuks kohal ja jäävad ilma asjast. Talentide lugu kahtlemata räägib raha kasutamisest. Ja võib-olla üks selle loo selliseid moraalseid õppetunde on see, et raha alati ilmutab sinu iseloomu. Sellepärast isand andis 3 sulasele talendid. 1 5, 1 2, 1 1. Sa ei loe seda piiblist, et ta andis heale sulasele 5 talenti ja ustavale 2 talenti ja siis kurjale sulasele andis 1 talendi. Ta andis sulastele. Raha ilmutas, kui rahaga oli mingid protsessid ära käinud, siis ta ütles, sina hea ja ustav sulane. Raha ilmutas selle inimese kohta midagi. Ja siis viimane, kes selle rahaga halvasti ringi käis, ütles, sina kuri ja laisk sulane. Nii et raha ilmutab meie kohta rohkem, kui sa iial võid arvata. Kuidas sa tead, kas ma olen andja või ma olen kitsi, kui mul raha pole? Ma võin rääkida igas asju. Kui mul oleks, siis ma teeks ta su jaoks. Tead, ma ostaks sulle, keegi ütles mulle kunagi, et ma annaks sulle selle auto, kui ma oleks rikas mees. Ma mõtlesin, et see oli seotud sellega, kas sa oled rikas, see on seotud sellega, kui sa oled sõnakuulelik. Et sa ei pea niisugused loosungid andma mulle, see ei ehita sinu reputatsiooni minu silmis. Nii et raha ilmutab meie kohta ja meie iseloomu kohta asja. Ja see viimane kohtumõistmise lugu räägib inimeste kohtlemisest. Ja inimeste kohtlemine ilmutab meie isiksust, meie väärtushinnanguid. Nii et kuidas me kohtleme isikuid, kuidas me kohtleme aega või käime ümber ajaga ja kuidas me käime ümber rahaga, need on 3 väga tähtsat ala meie elus. Kui me need selgeks saaksime, oleks päris asi korras juba. Amen. Nüüd vaatame siia 25. peatükki siis ja salmi 14. Ja Jeesus räägib seda lugu ja ütleb siin, sest see on nõnda, nagu üks inimene võõrale maale minnes kutsus oma sulased ja usaldas nende kätte oma vara. Nüüd me teame seda, et see ei olnud isanda kogu varandus. Eks ole nii? Sellepärast, et kui nad 2 ja 5 talendiga seal veel lisa toodavad, siis mäletad, isand ütles neile, et sa hea ja ustav sulane, sa oled ustav olnud pisku üle, ma panen sind palju üle. Nii et tal oli veel palju rohkem. Seda ta pidas veel väheseks. See on midagi. Aga me vaatame seda, kui palju ta neile andis ja mõtleme näiteks selle peale, et huvitav, miks üks ikka 1 sai ja vaene vend ainult 1 talendi, küll on kahju. Mida sa võib-olla ei tea, on see, et talendid tolles ajas oli üks selline kuninglik kaalumõõt ja talent oli 36 kilogrammi. Ja nüüd materjal, millest siin räägitakse, on hõbe. Ilmselgelt võib-olla isegi kuld. Keegi täpselt ei tea, aga kuna Rooma impeeriumis suuremalt jaolt oli käibel hõbe ja hõbe talent, nagu see siin, millest juttu on, oli väga korralik varandus. Olla päris aus, siis paljud piibliuurijad nõustuvad, et see oli umbes 3000 päeva töötasu. Oletame, kui sa 100 eurot teenid päevas, mis on ju kõva teenistus, näiteks, ma toon näite lihtsalt, siis 3000 pluss 100, 300 000. Päris korralik varandus, nii et see 1 talent pole midagi vähe. Päris korralik raha. Ja kui 5, see on veel suurem. Ja isand usaldas nende kätte oma vara või osa oma varast, oleks päris täpne öelda, kas pole nii. Ja ühele ta andis 5 talenti, teisele 2 ja kolmandale 1. Iga ühele tema jõudu mööda. Nii põhjus, miks ta andis erinevalt, oli sellepärast, et nendel inimestel oli erinev võimekus. Erinev võimekus selle rahaga ringi käia. Ja vahest me mõtleme, et raha on meie olukorra vastus või meie probleemide lahendus.
Tavaliselt see ei ole nii. Tavaliselt meie olukordade lahenduseks on tarkus, mitte raha. Sest kui meil oleks tarkust, siis me saaksime raha. Muuseas, raha alati liigub tarkuse suunas. Mehed või inimesed rahaga otsivad alati inimesi, kellel on tarkust. Kui sul on raha, sa tahad remontida oma kodu, keda sa otsid? Väga oskuslikku töömeest või ettevõtted, kes oskab oma tööd väga hästi teha, kellel on tarkust oma asja teha. Sa ei pane ju raha millegisse, mis on siuke poolik kvaliteet. Kui sa tahad investeerida kuskile, samamoodi sa otsid targemaid, kes suudavad seda raha paljundada. Raha alati liigub tarkuse suunas. Ükskõik, mis see ei oleks. See võib olla, keegi on teinud mingi maali, ta on selle kvaliteetselt valmistanud. Seal on tarkust näha, selle inimese oskust on näha selles kunstiteoses. Raha liigub alati tarkuse suunas. Nii et selles mõttes me võime ka öelda, et siin oli tegu teatud osa sellisest tarkusest, oskusest. Kui isand selle loo lõpus ütleb oma sulastele või oma sulaste kohta, et kellel on, sellel antakse. Nüüd sellest me saame aru, eks ole. See on siuke mõistetav asi, et kus on, sinna tuleb juurde ja kui sa juba oled mingi asja selgeks saanud, siis tavaliselt hakkab sul see asi hakkab kasvama. Aga kui ta ütleb selle, et kellel ei ole, sellelt võetakse see, mis tal on, siis see on päris huvitav eestikeelne lause. Kellel ei ole, sellelt võetakse see, mis tal on. No kuule, kuidas sa saad ära võtta, mida tal ei ole. Ja kui me vaatame selle loo peale, siis ega nendel sulastel, enne kui isand neile talendid andis, ei olnud ka midagi rahalist väärtust. Nad olid lihtsalt orjad või sulased. Aga neil pidi järelikult midagi olema. Ja see midagi oli tarkus. Neil oli võime juba paljundada neid talente, enne kui talendid nende ellu tulid. Sest kes oli saanud 5, läks kohe ja kauples nendega. Saavutas teist 5 lisaks. Oskus oli olemas. Väga tihti me muidugi mõtleme niimoodi, et kui mul ellu tuleb näiteks mingisugune suur võimalus, siis ma hakkan valmistuma selleks või selle jaoks nüüd midagi õppima. Aga tavaliselt elus on vastupidi. Võimalused tulevad nende juurde, kes on nendeks valmistunud. Väga tihti, ma ei tea, kuidas see asi töötab. Jumal teab, see on kõik eesriide taga. Aga ma tean, et kui inimene valmistub millekski, see on väga tõenäoline, et see võimalus tuleb tema ellu, milleks ta valmistub. Kuidagi moodi see nii töötab. Ma olen vaadanud oma elu peale, ma olen vaadanud teiste inimeste elusid ja ma näen, et kui inimene valmistub millegiks, siis tavaliselt võimalus tuleb selle inimese juurde. Nüüd tegelikult päris tõde on see, et võimalused tulevad paljude inimeste juurde, aga ettevalmistunud inimesed suudavad nendest kinni haarata. Ja keegi on ütelnud, et kui ettevalmistus kohtub võimalusega, siis edu ongi tulemus. Kui palju võimalusi on minu elust läinud mööda, kui palju võimalusi on läinud meie elust mööda, sellepärast, et me on nendeks valmis. Meil puudus see oskus, meil puudus see tarkus, meil puudus see küpsus, meil puudus iseloom, meil puudus mis iganes see oli, aga need läksid meist mööda. Nii et palju tähtsam sellest, et saada võimalusi või saada suurt hulka raha, on valmistada ennast. Mis iganes suunas sa koged, et Jumal on sind kutsunud. Eile ma võtsin lahti ühe artikli, mis rääkis lotovõitjatest. Ja seal oli vähemalt, ma ei mäleta, kas 16 või 17 lotovõitjat, kes kaotasid oma raha vähem kui 5 aastaga. Mõned nendest sooritasid enesetapu, mõned nende lapsed läksid narkootikumidesse ja igasugused hullud asjad juhtusid neile peamiselt sellepärast, et nad ei osanud ümber käia oma rahaga. Oskus rahaga ümber käia, paljundada seda, säilitada seda puudus ja raha iseenesest ei teinud neile head. Nii et siin oli teatud võimekus, mida isand nende käest otsis. Ja see sõna võimekus on dünaamis kreeka keeles, mis räägib väest, jõust, see on ka moraalne võime. Seda võib isegi pidada ka hingeline seisund. Ja hea uudis on see, et seda saab arendada. Seda võimekust saab arendada. Amen. Bill Gates oli kunagi nohik, kes lihtsalt nokitses arvuti kallal oma koolis. Täna ta on natuke rohkem kui nohik. Ta on oma oskusi arendanud. Ja samamoodi saame meie seda teha. Nüüd, ma juba mainisin seda ühel viisil, aga ma tahan seda öelda veel ühel teisel viisil.
Ja see mõte on selles, et mitte igaüks ei kannata rikkust välja. Kui hämmastav see ka ei oleks. Kadunud poeg saab suure varanduse. Ta ei suuda sellega midagi tarka teha. Kulutab selle ära, ma ei tea, mis ajaga, hoorab, joob selle maha ja siis tuleb tagasi koju ja ütleb, et ma oleks valmis olema sulane. Puu paljas ja puru paljas. Ja näiteks Saalomon samamoodi rikkus lõpuks mõjutas talle niivõrd, et ta võttis omale, ma ei tea, kui palju, 1000 naist lõpuks vist kokku oli, jah? 700 liignaist ja 300 päris naist. Nii et mehel oli palju kihlasõrmusid vaja osta ja palju kingitusi vaja teha. Ja lõpuks need naised ahvatlesid teda nende ebajumalaid teenima ja see põhjustas Saalomoni langemise. Ja sa leiad piiblist, sa leiad elust teisigi selliseid, kes ei tulnud raha kannatamisega välja. Näiteks Hiskial oli nii palju kulda, et tal oli siuke kiusatus, et tulid sealt teisest riigist saadikud sinna ja siis tal oli vaja näidata oma kuldasju. Uksed lahti, siin on mul kuld, siin on see, siin on kood, pööra pea ära, okei. Aga ühesõnaga, ainult mõni aasta hiljem, eks ole, Nebukadnezar tuleb sinna, sõdib Jeruusalemma all, võtab kõik tema kulla kaasa. Kus ta teadis, tal kuld oli? Mees näitas järgi kätte. Mulle meeldib see, mida Peter Daniels ütleb, et kui sa otsustad kulda investeerida või kui sa otsustad kulda osta ja kullaga tegeleda, siis esimene asi, mis sa pead õppima selgeks, on see, et sa kellelegi ei räägi, et sul kulda on. Okei. Nüüd, neid on teisigi, kes on oma rahast ilma jäänud. Ja tõesti, elus tundub olevat selline printsiip, et mida see elus ei ole nagu välja teeninud ja selle sisse ise kasvanud, meil puudub võimekus seda hinnata. Kuidagi on nii. Kui sa ikka ise panustad sellesse, töötad selle asja kallal, muutud selle protsessi sees, me kuidagi hindame seda teisiti. See on osa meist. Ja näiteks sa ei anna 3-aastasele kuldkella. Ma loodan vähemalt see. Võib-olla sul ei ole probleemi sellega, aga põhjus, miks sa seda ei tee, on sellepärast, et ta ei ole selleks kella kasutamiseks veel valmis. Nüüd, kas on võimalik, et Jumal ei saa meile mingeid asju usaldada, kuna me ei ole selleks valmis? Ma ütlesin, täna võib olla natuke karm kõne, aga küsimus, kas Jumal saab usaldada sind rahaga? Kas ta saab usaldada isegi 10% su kätte? Kui me ei ole ustavad selle osaga, mis on tema oma, 10% kuulub Jumalale, kas pole nii? Ja me unistame suurematest asjadest. Nüüd küsimus on, kas Jumal saab meid usaldada? Kas Jumal saab meid usaldada, sest siin ta usaldas nende kätte oma vara. Ja mina usun, kui ma tõestan ennast Jumalale ustavana väikestes asjades, Jumal usaldab tasapisi mulle suuremaid, sama sinuga. Amen. Nüüd, ta ise läks ära kaugele maale ja ta annab ühele siis 5 talenti, ühele 2, ühele 1 talendi. Ja nad lähevad kauplema nende talentidega, välja arvatud see üks mees. Mis õppetund sellest salmist mulle nagu vastupab on see, et elu väga paljuski on kavatsuslik. Asjad lihtsalt ei juhtu iseenesest, sa pead midagi tegema. Nad lähevad ja kauplevad nende talentidega. Kavatsuslik. Hea tervis ei ole juhuslik. Võib-olla mõnel on head geenid, aga üldiselt me kõik peame panustama oma tervisesse. Head suhted ei ole lihtsalt juhuslik. Head asjad elus tavaliselt on tugeva töö tulemas. Näiteks Hollywoodis üks kuulus abielupaar. Ma mõtlen, kas ma mäletan nende nime. Naist ma mäletan, Goldie Hawn. Kurt Russell on tema abikaasa. Ja kuna nad on nii palju aastaid abielus olnud, samal ajal kui Hollywoodi üldine tendents on see, et tead, alates 2 päevast kuni, ma ei tea, 2 aastani abielu kestvuse pikkus,
siis nende käest küsiti, et noh, mis on see teie õnnevalem? Ja ma ei mäleta, kumb nendest ütles, see oli vist, et abikaasa Goldi ütles, et vastus, kõva töö. Ma oleks kujundanud ette mingisuguseid teisi vastuseid, et noh, ilus figuur ja tead ikka jätkuvalt atraktiivne ja ta on mu meele järgi ja teeb kõik, mis ma tahan või ma ei tea, mis need head laused võiksid olla, aga ta ütles kõva töö. Kõva töö. Ja meil on, eriti kui me vallalised oleme, meil on ettekujutus sellest, kuidas need suhted välja peaksid nägema, mis abielu endast peaks kujutama. Keegi tuleb ja täidab iga sinu soovi. Ja siis tuleb välja, et hoopis midagi muud. Okei. Nii et elu on kavatsuslik ja ma tahaks, et sa paneksid ühe mõtte omale kirja. Sinu elu liigub kõige rohkem selles suunas, mis suunas sa kõige rohkem pingutad. See kõlab, ma tean, väga algeliselt, aga kui sa töötad musikaalsuse Anni kallal ja selles suunas, usu mind, see on Ann, mis kõige rohkem areneb. Nüüd ma ei tea, kui hea lauatennise mängija on Kaia Kanepi, aga ma ei ole lugenud, et ta kuskil esitabelites on, sest ta ei ole selles suunas kõige rohkem pingutanud. Ta on rohkem pingutanud tennise suunas ja ta on selles väga hea. Kõvasti parem kui mina, sest ma ei ole üldse mänginud. Ma saaks kiirelt kaela. Ma ei näeks isegi palli ilmselt, kui tema servib. Nii et see liigub kõige rohkem selles suunas, kus suunas sa kõige enam pingutad. Nüüd võib-olla on su elus mingi suund, mida Jumala vaim õhutab sind, et sel aastal tuleks pingutada rohkem. Võib-olla 2 suunda, võib-olla mitu suunda. Sa ütled, okei, ma olen lükanud seda asja edasi, aga ma tahaks hakata tegelema näiteks oma tervise asjaga. Ma tahaks tugevdada oma tervist, ma tahaks võtta kaalus alla, ma tahaks, et mul oleks südametegevus parem, rohkem hapnikku minu vereringes. Ma hakkan käima väljas jalutamas iga päev, tead, võtan tund aega, teen kepikõndi või tead, kiirkõndi, panen kõrvaklapid omale kõrvadesse, kuulan head jutlust, laulan samal ajal, räägin keeltes, teen midagi head, 2 kärbest 1 hoobiga. On ju, see on vägev plaan. Aga väga raske teha. Ja ainukene viis, kuidas seda üldse on võimalik teha, on see, et sa teed otsuse, ma hakkan seda tegema täna. Ja mitte kohe ei lähe siit välja, aga ma mõtlen, et nii kui sa lõpetad siit ja lähed koju ja teed seda, siis tõenäosus, et sa hakkad seda tegema, on palju suurem kui see, et sa lükkad selle mingisugusesse tuleviku kuupäeva. Amen. Kui paljud meist, kui sa oled aus, Jumala vaim on mingil alal sinuga tegelenud, ütelnud sulle, et sul tuleks seda ala rohkem pingutada. Mis me teeme? Me lükkame asja edasi. Nagu üks suitsetaja, kes suitsetamisplaanis maha jätta, kirjutas oma voodi peale, homme jätan suitsetamise maha. Iga hommikuud üles tõusis, vaatas selle silli peale, see on alles homme, okei. Väga lihtne. Ja niimoodi istub ta selle voodis siiani. Et see liigub ala suunas või selles suunas, mis on kõige rohkem meie elus pingutatud ala. Ma mõtlesin seda punkti arutledes endamisi, et see tähendab seda, et sa võid olla mingil alal väga hea ja teisel alal keskpärane. Ja see on huvitav näiteks, et Taavet oli väga hea isa Saalomonile, aga kehva isa Adonjale ja mis see teise mehe nimi oli? Ma tahtsin öelda Apollos, aga see oli ühesõnaga üks A-tähega teine poiss ka, kelle isad oli, kes mässamaks Absalom, okei. Nii et, ja see on võimalik, et sa oled näiteks väga hea häris, aga kehva näiteks oma perekonnas. Näiteks Einstein oli väga hea füüsik. Teda peetakse kõigi aegade kõige paremaks füüsikuks, siiamaani. E võrdub MC ruudus, kuulus valem. Aga ma garanteerin sulle, ta pidi mõtlema vähemalt 100 korda rohkem aeg-ruumi mõistu üle, kui ta mõtles oma abikaasa teenimise üle. Sest mõni aeg läks mööda ja ta sai küll Nobeli preemia, aga samas ajal sai ta ka lahutuspaberid. Nii et ja Nobeli preemia läkski abikaasa taskusse. Nii et sa võid olla hea ühel alal ja mitte teadlikult pingutada teisel alal. Sinu elu liigub selles suunas, mis suunas sa kõige rohkem pingutad. Mõned meist võib-olla pingutavad ainult ühes suunas, aga elu on terviklikkus.
Ed Cole ütleb niimoodi, et tasakaal on elu võti. Vahest me pingutame ainult ühes suunas. Ma käin jõusaalis aeg-ajalt ja ma vaatan seal, noormehed teevad põhiliselt ainult 2 asja trenni. Biceps ja rind. Ja siis on suured bicepsid ja suur rind, aga kes see viitsib neid jalgu teha, need on nagu piitsavarred. Ja kes see viitsib selga teha, sest selga sa ei näe tagant. Ja ma ei tea, mida veel, õlgu veel tehakse natuke, aga me tahame teha ainult seda, mis välja paistab ühelt poolt. Ja rõhutada ühte asja ja tegelikult me loome ühe nagu asümmeetrilisuse ja lõpuks me põhjustame seda, et meie lülisammas hakkab kuskil suunas kiiva tõmbama, sest suured lihased tõmbavad meie õlad ette ja meil on probleemid mingi aja pärast. Sa ei saa ainult ühel alal pingutada. Aga kui on mingi ala, mis on nõrk, siis seda tuleb rohkem pingutada. Sellele tuleb panna tähelepanu. Edu on kavatsuslik, tervis on kavatsuslik, head suhted on kavatslikud. Nii et sina valid, mis suunas sa oma eluga liigud. Sina valid, mis raamatut sa loed. Sina valid, mida sa oma eluga peale hakkad. Ja mina usun, et õppimine on vägi, mis meie ellu selle muutuse toob. Ja keegi ütles niimoodi, et õppimiseks on sul vaja järgmisi asju. Number 1 on, ole uudishimulik. Amen. Oma ala suhtes ole alati huvitatud sellest, kuidas seda asja paremini teha. Mitte kõige suhtes muidugi uudishimulik. Pööra tähelepanu. Küsi küsimusi. Amen. Inimesed, kes küsivad küsimusi, on inimesed, kes vallandavad enda jaoks alati ühe teadmiste voolamise sinu suunas. Küsi küsimusi. Ja siis järgmine on loe 3 korda. Absoluutselt tähtis. Ja jällegi üks teema, millega ma arvan, et paljud meist võitlevad. Meil on palju raamatuid, me ei loe neid iial, sest meil pole aega, elu tuleb vahele. Ja me ei saagi seda teha, kui me ei võta otsust, et ma loen neid raamatuid. On see kristlikud õpetused, on see inspireerivad elulood, mis iganes sinu elu aitaks edasi. Võib-olla, kriminull, võib-olla aitab sind ka, ma ei tea, aga ma usun palju vähem kui raamatud sellest, kuidas palvetada, kuidas oma perekonda teenida. Kui sul nendel aladel on veel puudujääki, siis viska need kriminullid ja loe midagi targemat. Ma tänan teie amennide eest täna hommikul. Ma upun nendesse peaaegu, aga ole siis uudishimulik, pööra tähelepanu, küsi küsimusi, loe, otsusta kirjutada asju üles. Ma ütlen sulle üks asi, kui vähe ma märkan tänapäeval, et inimesed kirjutavad asju üles, ka koosolekutel. Olid ajad, kus igal ühel oli märkmik ja kõik kirjutasid asju üles. Muidu kui sa paned telefoni märkmeid, väga hea. Üks päev ma olin ühel kokkusaamisel, meil oli üks osaduse hetk seal ja keegi ütles midagi väga head ja ma arvasin, et see jääb mulle meelde. Ja pärast ma hakkasin järgmine mõtlema, et ma mäletan, keegi ütles midagi head ja me kombineerisime koos sellest põneva lause ja mulle tundus seda meelde, et mõtlesin, et see oli väga hea. Ja siis ma mäletasin, kellega ma seda rääkisin ja siis ma kirjutasin talle, mõtlesin, et äkki tal on meeles, et Jumal tänatud, tal oli meeles, seda tuletas mulle meelde. Ja me rääkisime sellest, et parem on parandada meelt, kui parandada pead. Ma mõtlesin, see oli hea lause. Maailma inimesed parandavad pead, kristlased parandavad meelt. Aga pidev mõtlemise muutmine ja korrigeerimine on vastus kindlasti meie elu paranemiseks. Amen. Ja sinu mõistus peaks olema kindlasti üks koht, kuhu sa investeerid. Vahest me ostame omale 5,000 eurose auto ja paneme ainult 5 euri oma ajusse. See ei ole piisav proportsioon. Amen. Investeeri oma ellu. Investeeri oma suhetesse. Nüüd ma vaatan lühidalt ka selle sulase peale, kes selle talendi maha matab. Ja need 2 läksid, tegid oma isanda talentidest topelt juurde. Ja muuseas, selle mõtte juures võiks veel ühe mõtte lisada. Ma mõtlesin selle mõtte peale enda jaoks, et kui keegi annaks täna sulle näiteks 1 miljoni euro, see on päris suur summa. Kas mul oleks võimekus seda paljundada?
kas ma suudaks seda teha 2 ja mis ajaga? Sest see, kes sai 2, tegi 2 juurde. See, kes sai 5, tegi 5 juurde. Me ei tea küll, mis ajaga, jah. Aga see võttis mingi aja. Vahet pole, mis see võtab, aga kas ma suudan seda teha? Nii et kui ma ei suuda, siis teda tuleks õppida. Okei. Pika aja pärast tuli nende sulandate isand tagasi ja hakkas nendega aru pidama. Nii et päris pikka aega olid ära. Siis astus esile see, kes oli saanud 5 talenti, lisas teist 5 juurde ja ütles, isand, 5 sa andsid mulle ja vaata, ma olen nendega saavutanud teist 5. Isand ütles, väga 5. Tema isand tegelikult ütles talle, sa hea ja see on hea. Okei. See on hea, et sa palju tesid seda. Jumal ütlen, et oi. Ajad mul tead murekurtsud otsa ette niimoodi, kui sul raha kasvab ja varandus kasvab. Ei, ta ütles, see on hea. Sa paljundasid? Väga hea. Tegid omal ettevõtte, sa hakkas kasvama? Väga hea. Halloo, see on väga hea. See on hea, ta ütles talle, sa hea ja ustav sunane. Nii et raha kasutamine tõi tema iseloomu välja. Sa oled pisku üle ustav olnud, ma panen sind palju üle. Mine oma issanda rõõmusse. Esile astus ka see, kes oli saanud 2 talenti, ütles, issand, sa usaldasid mu kätte 2. Vaata, ma olen nendega saavutanud teist 2 talenti. Ja issand öelda väga 5, ta ütles, sul läks nagu naksti 2 või midagi sellist. Tema isand ütles talle, see on hea, sa hea ja ustav sulane. Sa oled pisku üle ustav olnud, ma panen sind palju üle. Mine oma issanda rõõmusse. Pane tähele üht asja. See on tegemist sulastega. Nad on lihtsalt ustavad millegis, mis Jumal on neile andnud. Ja järgmine asi, mida Jumal ütleb neile, tegelikult Jeesus ju räägib selle lugu ja tema on võrdsustatud selle isandaga, seal ütleb, mine oma isanda rõõmusse. Teiste sõnadega, naudi seda taset, mis minu elus on. Võib-olla keegi, kes täna su kõrval istub, selle aasta lõpuks on hoopis teisel tasemel oma elus. Kõige ebatõenäolisem isik, kes arvas, et võiks tõusta kuskile jõuda, äkitselt Jumal avab talle uksed ja tõstab ta kuskil positsiooni. See on võimalik meile. See on, mis juhtus sellele sulasele. Issand pani ta oma tasemele elama. Ja esile astus ka see, kes oli saanud, siis astus esile ka see, kes oli saanud 1 talendi ja ütles, isand, ma teadsin, et sa oled kalk inimene. Väga hea viis oma ülemusele nagu läheneda, et küsida palgaga tõusu. Sa lõikad, kuhu sa ei ole külvanud, sa kogud sealt, kuhu sa ei ole puistanud. Ja ma kartsin ning ma läksin ja matsin su talendi maha. Vaata, siin on su oma. Alles säilitatud. Ma mõtlesin selle peale, et keda ta kartis? Või mida ta kartis? Ma mõtlesin selle peale tükk aega ja ma ei ole 100% kindel, et ma kõik tema kartused nagu välja juurisin, aga kui ta ütleb seal, et ta läks ja peitis selle ära, mattis maha ja peitis selle ära. Vargad ei teadnud tema rahast, kõik, kes teadsid sellest, oli isand ja tema. Aga võib-olla on see võimalik selles selgitus see, et ta püüdis selle panna oma silme eest ära. Ja vahest me ka elus mõtleme, et kui ma mingi asja, millega ma pean tegelema, nagu lükkan edasi, panen selle oma tähelepanust praegu eest ära, panen selle oma silme eest ära, lükkan selle lauasahtlisse, panen kuskile kaustiku vahele, panen kuskile peitu selle asja, et siis ma ei pea sellega tegelema, kui ma praegu selle puudusega, ma lükkan selle tegelemise natuke kõrvale, natukene tulevikku. Ma ei tegele sellega täna, võib-olla ma peaks minema kellegiga eest, andeks palun, mul on mingid suhted vaja laadida, mul on raske vestlus vaja kellegiga teha, mul on vaja neid ja neid asju teha, ma tean, ma pean oma tervisega tegelema, aga ma panen need nagu silme eest ära. Ma peidan need asjad ära, lükkan need edasi. Ma kardan tegeleda nende asjadega. Nüüd tal võisid olla veel hirmusid sellest, et ta kaotab selle raha, võib-olla kartis hoopis edu, mis siis saab, võib-olla kartis läbikukkumist, võib-olla kõiki neid asju võis ta karta. Aga vahest on ka see, et me lihtsalt ei taha mingi asjaga tegeleda. Me paneme selle oma silme eest ära.
lükkame selle kuskile varju. Ja ta ütles, et isand kostis talle ning ütles, sa paha ja laiss sulane. See on huvitav, et isand ütles, milline tema see probleemi tõeline põhjus oli. Ütles, et sa oled kuri ja sa oled laisk. Tema arvas ise, et ta on lihtsalt kartlik. Ma ei julge asjadega tegeleda. See ei ole su tõeline probleem, sa oled laisk ja sa oled kuri. Mäletad, mida ütles Hebra kirja kirjutaja, kes teab teha head ja ei tee seda, sellel on see patuks. Kui ma tean paljundada midagi head ja siis seda kasutada heaks hüvanguks, siis see on õilis asi teha, seda tuleks teha. Isand ütles niimoodi, et sa oleks pidanud mu raha andma raha vahetajate kätte. Nii et Jumalal oli igati huvi, et kõik, mis ta meile on andnud, kasvaks. Ja tagasi tulles ma oleksin saanud enese oma kasuga tagasi. Sellepärast võtke talent ära tema käest ja andke sellele, kellel on 10 talenti. Nii et keegi, kes kasvatas seda, mis Jumal talle oli andnud, sai juurde. See, kes ei kasvatanud, jäi sellest ilma. On see, mis siin loos kirjas on? Minust üsna selgelt, kas pole nii? Ja sest igaühele, kellel on, antakse, temal peab olema küllalt, aga kellel ei ole, selle käest võetakse ka see, mis tal on. Nüüd, paar mõtet veel ja ma lõpetan, mul on siin veel 7 minutit aega. Me näeme siin selle sulase juures veel ühte asja, et tal on mingisugune suhtumine oma isanda suhtes. Ja kui ma mõtlen selle peale, kuidas on võimalik, et vaene inimene, nagu üks sulane, töötab väga rikka ülemuse juures, nagu see isand, kõik need aastad, ja ise on edasi vaene. Kui sul on võimalik õppida kõige parema käest, kuidas asju teha. Aga üks põhjus on selles, et sa ei saa õppida inimese käest, keda sa põlastad, keda sa põlgad oma südames. Ja väga tihti inimesed põlastavad rikkaid. Ja lasevad mööda võimaluse õppida nende käest, sest nad põlgavad neid nende rikkuse pärast. Sa ei saa õppida kellegi käest, keda sa ei imetle, keda sa ei austa. Nii et tal oli suhtumine oma isanda suhtes. Ja see läks talle midagi maksma. Üks õpetaja, Brian Tracy, tema raamatud on eesti keeles ka mõned olemas, ütleb niimoodi, miks inimesed jäävad vaeseks. Ja see ei ole ainult vaeseks rahaliselt, aga vaeseks igal elualal. Põhjus on võimetus edasi lükata kohest soovide täitumist. Ma tahan head just nüüd ja praegu. Ma tahan praegu seda kätte saada ja ma maksan selle eest hiljem. Ma pingutan hiljem, püüdes maksta neid osamaksed, aga praegu tahan nautida seda asja. Väga tihti see on paljude inimeste suhtumine. Ja mõnedel on vajadus lausa ära kulutada iga viimne kui sent oma rahavõtist. Ja kui raha on otsas, siis on liiga palju kuud järgi veel. Kuu venib pikemalt kui raha. Ehk et on veel päevi vaja elada, aga raha enam pole. Ja siis võetakse muidugi võlgu tuttavatelt, võlgu sugulastelt, lõpuks juba võlgu võõrastelt. Ja kui võõras tuleb sinu käest raha laenama, siis sa peaksid meeles pidama, et kui need, kes seda inimest tunnevad, enam ei usalda talle raha, siis missugune hoiak peaks sul olema? Okei, ma jätan selle punkti seedimiseks. Teine on edasi lükkamine, me rääkisime sellest. Kogu aeg on mingi vale aeg, vale hetk, pole soodusvõimalust, pole praegu tead aega. Mina lükkasin kooli minemist edasi 10 aastat. Ma tundsin oma südames, peaks minema. Siis ma vaatasin, jälle on suvi läbi, siis ma vaatasin, pole praegu vahendeid, siis ma vaatasin, pole praegu aega. Kogu aeg oli mingi asi ees. Ja tegelikult ma usun, et ma oleks pidanud minema varem. Aga ma olen ka inimene. Ma jutlustan endale ka, ega siis ma põhiliselt räägingi endale. Te saate lihtsalt kuulata, kuidas ma ennast siin noomin. Nii et las ma küsin teie käest intelligentne audientsi küsimuse. Millal on õige aeg hakata hoolitsema oma tervise eest? Tegelikult las ma küsin õieti niimoodi. Millal oli õige aeg?
vastus on 10 aastat tagasi vähemalt. Aga järgmine kõige parem aeg on nüüd, eks ole nii. Millal oli kõige parem aeg hakata hoolitsema oma suhete eest? Okei, mõni teist ei saa 10 aastat öelda, sest sa pole 10 aastat tundnud võib-olla seda inimestega. Aga kaua aega tagasi. Amen. Aga järgmine kõige parem aeg on täna. Täna. Nüüd. Nagu keegi ütles, et millal oli kõige parem aeg külvata puu? 10 aastat tagasi. Aga okei, sa ei teinud seda. Külva siis täna nüüd. Istute üks puu täna. Kolmandaks, Tracy ütleb, et otsuse tegemine. Enamus ei murra välja sellest status quo'st. Ja nad lihtsalt ei otsusta edasi minna oma eluga. Nad loevad raamatuid küll, nad käivad seminaril, aga nad ei tõlgenda seda inspiratsiooni otsustesse tegutsema hakata ja elu läheb vanamoodi edasi. Ja vana ütlus, mis kõlab niimoodi, et kui sa jätkad nende asjade tegemist, mida sa siiamaani oled teinud, siis sa jätkad saamaks neid samu asju, mis sa siiamaani oled saanud. Ja kui sa oled sellega rahul, Jumala pärast, ma olen koos sinuga, ole rahul sellega. Aga kui sa tahad midagi enamat, siis sa pead pingutama selle nimel. Ja lõpetuseks see mõte. Tulge juba tagasi, me hakkame kohe leivamurdmist eest tegema koos. Ja see mõte on see, et Isand annab nendele sulastele talendid. 5, 2, 1 vastavalt nende võimekusele. Aga kui sa hoolega seda lugu loed, siis ta ei ütle kuskil neile, et tehke midagi sellega, kaubelege sellega. Luuka evangeeliumis on küll sarnane lugu, aga mitte sama. Seal on hoopis 10 sulast. Igaühele antakse 1 talent, hoopis teine lugu. Seal ütleb küll Isand, et minge ja kaubelge. Aga siin loos Jumal ei ütle neile midagi, mida teha. Mis ütleb mulle seda, et see on tegelikult Jumala ootus, et me paljundaksime seda, mis ta meile on andnud. Ja see on tegelikult see on meie sees instinktiivselt. See soov, vajadus paljundada seda, mis Jumal on sulle andnud. Ja tundub vähemalt minu jaoks nõnda, et elus tihti asjad ilmuvad meile tulevad meie juurde nagu sükste poolfabrikaatidena. Tead, mis need poolfabrikaadid on? Mingid asjad, mida sa pead veel küpsetama üle ja midagi veel täiendama selleks, et sellest asja saab. Ja elus ka asjad, mis tulevad sinu juurde, isikud, kes tulevad sinu juurde, suhted, võimalused. Ega nad ei näe ju alguses välja need, milleks nad tegelikult hiljem saavad. Nad on poolfabrikaadid. Ja kui sa vaatad selle peale alguses, siis sa võid öelda, et kuule, no kes neid asju tahab süüa, et pange neid ära. Aga kui nad on ilusti valmistatud, nendest saavad tegelikult head toidud. Ja me peame võtma need asjad. Ja meie vastutus on kasvatada neid asju. Jumal annab sulle lihase. See on sõnum Andresele. Sinu vastutus on teha muskel sellest. Jumal annab sulle lapse, sinu vastutus on kasvatada moraalne inimene, kasvatada ettevõtlik inimene, kasvatada väärikas inimene. Jumal annab sulle võimaluse sinu vastu sellest kinni haarata, ta annab sulle seemne, sina kasvatad puu. Jumal annab sulle Anni, sina lihvid seda üheks tööriistaks, millega sa õnnistad inimesi. Jumal annab sulle suhte, sina kasvatad sellest armastava perekonna. Annab sulle idee, sina kasvatad sellest äri. Annab sulle inimese, sina teed temast sõbra. Ta annab sulle ilmutuse, sina teed sellest jutluse. Okei. Meie vastutus on kasvatada seda, mis Jumal on meile andnud. Mis iganes Jumal on sulle andnud. Kasvatada paremaks. Sõbrad, ma tänan teid, kes te vaatate püsivalt Karjase Kohvi saateid või sattusite alles hiljuti neid saateid jälgima. Suur tänu kõigile, kes on kanalit tellinud, kes on seda jaganud oma sõprade ja tuttavatega. Ja eriline südamest tänu neile, kes on seda kanalit toetanud. Ning anna teada mulle, kust kohast sa saadet vaatad ja kui keegi tahab seda kanalit toetada, siis informatsioon selleks
on siin olemas. Suur tänu teile, jälle kohtumiseni, olge vahvad, näeme jälle.